tere! Tänavu 1. jaanuaril möödus 100 aastat saarlase, tuntud graafiku ja Eesti Kunstnike Liidu kauaaegse esimehe Ilmar Torni sünnist. Saarlased peavad ikka meeles oma väljapaistvaid kaasmaalasi ja nii korraldaski Saaremaa muuseum siin Kuressaare lossis suure näituse Ilmar Torni loomingust. Selle näituse pealkiri Minu loomingu lugu varieerib kunstniku mälestuste raamatu pealkirja Minu elu lugu. See on väärt raamat, soovitan seda kõigil lugeda, siiras ja otsekohene. Täna siin me teemegi ringkäigu näitusel ning räägime natuke kunstniku elust ja loomingust. Näitus algab fotoinstallatsiooniga kunstniku ateljeest, tema vanemate kodust Kuressaares, Vana-Roomassaare tänaval. Me näeme aknataguse roheluse taustal Ilmar Torni portreed, selle küpsvarianti. Mare Mikhofi pronksportree on Kumu püsiekspositsioonis. Ja selle sama ateljee akent väljaspoolt küll näeme väikeses tagasihoidlikus õlimaalis, mille Ilmar Torn maalis Kunstiinstituudi päevil. Ta on kujutanud seal oma ema Hanna Torni koos oma väikese tütre Sirjega. Kui Ilmar Torn lõpetas 1955. aastal Kunstiinstituudi, siis oli tal juba suur pere, 4-lapseline koguni. Kui näituse ruumi siseneda, siis oleme vastakuti selle Kallio Polli portreega Ilmar Tornist, mis on maalitud 1980. aastal. See on Kallio Polli paremaid portreesid. Ilmar Torn on kujutatud siin keskendununa, süvenenuna oma mõtetesse ja kujutelmadesse ja seda niisugust efemeerset, vaimset maailma annab toredasti edasi foon, niisugune visioon merest, kividest, taevast. Torn on teinud ka mõned autoportreed endast ja siin on eksponeeritud tema puulõige nimetusega Sünge mees, kus ta kujutab ennast mitmekordsena, oma nägu mitmekordistatuna. No miks ta sünge on, vahest on nimetatud ka seda portreed morniks meheks. Tornist tehti ju 80. aastatel film Mornimehe monoloogid ja tal muidugi lasus suur vastutuse koorem kõigi Kunstnike Liidu materiaalsete ja ideeliste asjade eest ning seetõttu oli vahel ja põhjust olla morn. Aga üldiselt oli ta enamasti nii mõõdukalt heast tujust, ta armastas head nalja. Tal oli hea huumoritunne ja see ühendab teda teise tuntud Saaremaalt pärit kunstniku Erik Haameriga, nii nagu ka mõlemal oli pikk rühikas figuur ja mõlemad rääkisid ikka saare keelt. Ilmar Torn sündis Tori linnajaos Kuressaares
tema isa Aleksander Torn, kes siin on kujutatud fotol koos oma abikaasa Annaga ja 2 poja, Leo ja Ilmariga. Aleksander Torn oli Saaremaa telegraafi ja telefonivõrgu ülem, nii et pere oli heal majanduslikul järjel. Torn oli veel väike, kui koliti kesklinna postkontori majja, kus oli ka nende korter. Tornil oli õnnelik lapsepõlv. Ta kirjeldab oma lapsepõlve ja noorusaega Kuressaares väga idüllilisena. Suurema poisina oli tal juba palju hobisid. Ta oli skaut, mängis Saaremaa Ühisgümnaasiumi orkestris 2 viiulit, tegeles tõsiselt purjetamisega, jõudis koguni Ahvenamaal ja Turus ära käia ning joonistas. 1939. aastal käis ta koos joonistusõpetaja Alma Klaureniga ja teiste kunstihuviliste poistega Tallinnas vaatamas Prantsuse kunstinäitust kunstihoones. Tema lähimaks kaaslaseks oli loomulikult tema vend, tema vanem tark vend Leo ehk Lembitu. 30. aastatel Leo võttis endale Eesti pärase nime. Kuigi Torn joonistas juba koolipõlves, läks ta siiski õppima Tartusse 40. aastal arstiteadust. 41. aastal aga algas sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel. Maailmasõda oli juba käinud 2 aastat. 41. aasta suvel katkes ühendus Saaremaaga. Torn kutsuti sõjaväkke, mobiliseeriti ja sõitis siis Venemaale. Sõja ajal kohtus ta vennaga 2 korda. 43. aastal sõdisid nad teineteisele üsna lähedal Veliki ja Luki all. Ja novembri algul sai Torn teada, et tema vend oli tabanud mürsk. Ta jooksis maha kilomeetreid ja jõudis veel oma venda näha ja ta mulda sängitada. See oli üks väga traagiline sündmus noore mehe elus. 45. aastal tuli tal lülituda igapäevasesse tsiviilellu. Ta hakkas tööle ajakirjanikuna, töötas Rahva Hääle toimetuses, Eesti Raadios, siis oli ka Viljandi Sakala tegevtoimetaja, aga sealt ta vallandati sellelt kohalt pealekaebuse tõttu, et ta oli võtnud tööle ühe kodanliku natsionalisti. No see polnud kõige hullem, oli ka palju raskemaid kunstnike saatusi ja Torn otsustas, et ta astub kunstiinstituuti. See juhtus 1950. aastal. Tema instituudi päevist on siin veel joonistus Tallinna Harju tänavast. Niisugune nägi 50. aastate algul Harju tänav välja. Taastati parajasti
Raekoja tornikiivrit, ehitati uusi maju Niguliste tänavale. Torn lõpetas instituudi siis graafikuna, lõpetas küütusega ja suunati peale instituudi lõpetamist tööle Eesti Televisiooni. Ta oli esimene televisioonikunstnik üldse ja tal tuli nii kujundada telesaateid kui ka teha kõik kirjad, mis televisioon vajas. Tollal tehti ju kõik käsitsi. Muidugi töö kõrval televisioonis, hiljem kirjastuses ta kogu aeg tegeles loominguga. Instituudis õpetati erinevaid graafilisi tehnikaid. Torn on töötanud 50-ndatel ka sügavtrükitehnikates. Siin on näiteks üks ilus kuivnõela tehnikas tütarlapse portree 1957. aastast. Niisugune valgusvarju suhtes väga tundliku käsitlusega. Aga tema lemmiktehnikaks kujunes 50-ndatel aastatel, just 50-ndate lõpupoolel linoollõige. See tehnika oli tol ajal üldse väga populaarne ja see populaarsus on seotud ka karmistiiliga, mis hakkas levima 50-ndate aastate lõpupoolel. aastal lõi Ilmar Torn linoollõike Kalurikäed. See tegi ta paugu pealt tuntuks üle Nõukogude Liidugi. Ta astus kunstnike liitu, valiti graafikasektsiooni esimeheks. Graafikasektsioon oli tollal kunstnike liidus omamoodi ajutrust. Graafikute pere oli väga üksmeelne ja toetas Torni hiljem oluliselt. See leht Kalurikäed on tõesti väga hea ja ajaproovile vastu pidanud. See on 50-ndate lõpust levinud karmistiili musternäide oma suure selge vormiga, oma jõulise ekspressiivsusega ja peab ütlema, et see periood on olnud paljudele kunstnikele väga soodne, mitte ainult Tornile, näiteks ka Evald Okasele, Valdur Ohakale, paljudele teistele, Lepo Mikkole näiteks. Kuigi Torn on hiljem loonud palju head graafikat, selle töö juurde tuleme paratamatult ikka ja jälle tagasi, kui Tornist kõneldes. Need on nagu suured töömehe kämblad aerudel siin, niisugune keskne kujund, aga see on nagu lugu igapäevasest töörügamisest üldse, mis on ju meie inimeste saatus üldiselt, niisugune töö sümbol. Ja nagu ma ütlesin, sel karmistiili ajajärgul oli linoollõige väga populaarne. Seda viljelesid Kaljo,
siis Avo Keerend, Ilmar Torni hea kaaslane. See on kõrgtrükitehnika, mille puhul valgeks jäävad linoolplaati lõigatud süvendid ja trükib siis kõrgem osa. Linoolinoast või puutumata jäänud osa. Ja siin vitriinides on ka eksponeeritud linoollõike plaadid ja on ka kunstniku töövahendeid, õõnespeitleid ja lõikenuge eksponeeritud. Põhiliselt loobki Ilmar Torn 60-ndatel just selles tehnikas lehti. Ja mitmed tema tolleaegsed sarjad, need ei olnud suured, mõnelehelised, on pühendatud Saaremaale. Näiteks siin on leht Saaremaa ema 63. aastast. Tornile sobisid niisugused lihtsad, selged sümbolid, mis kätkesid midagi olulist elust. Ja ütleme, saare rahva elus, ka ütleme, üldse Eesti randlaste elus etendas ju meri väga tähtsat osa ja naiste osaks oli nagu meeste ja poegade tagasiootamine merelt. Ja nii oli see veel Torni aegadel. Selle tõttu see kaluri temaatika meie tolleaegses kunstis nii levinud oligi. Üks ka Saaremaast inspireeritud sarju oli Aegade kivid. Siin on meie maastikku ilmestavad kiviaiad, kivikangrud. Need on kõik käsitsi laotud, sest nagu meie põhjapoolsed põllud on olnud nii kivised. Peab ütlema, et sellist töötemaatikat tollal ametlikult nõuti ühelt poolt. Teiselt poolt on see Eesti kunstile väga tüüpiline see teema. No me teame ju ka Tammsaare ütlust, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Ja niisugused tööd kujutavad pildid on olnud väga levinud Eesti kunstis. Ja see on ju omamoodi tore. Torni 60. aastate loomingus on üsna tähtsal kohal ka graafiline maastik. Inimene, niisugune tavaline kunstivaataja, ostis tollal kunstisalongist Tallinnas meelsasti koju omale maastiku ja praegu tagantjärele on neid päris meeldiv vaadata. Nad on heal tasemel, heal kunstilisel tasemel ja meeleolukad. Siin on muidugi üks tuntumaid Saaremaale pühendatud lehti, Saaremaa tuulikud 60. aastate algusest. Torn jälgis muide kogu oma eluga seda, mis toimus Eesti graafikas üldisemalt. Ta jälgis seda, mida teevad nooremate põlvkondade kunstnikud. Ma arvan, et neist oli natuke inspireeritud pöördumine puulõike juurde 60. keskel. See on väga niisugune mehine tehnika. Laudpuule graveeritud tööd võimaldavad
nagu mängida ka puusüüga. Selles tehnikas on näiteks 1974. aastal valminud leht Tuvid sarjast Uus linn. 60. aastatel hakkasid Tallinnas kerkima mäed, nii-öelda Mustamäe, Õismäe, hiljem ka Lasnamäe suurte hoonetega ja niisugune linnastumine hakkas jõudma ka Eestimaale. Sarjas Uus linn tahtis Torn näidata, et ka niisugusel moodsal linnal on oma poeesia. Aga juba 60. aastate keskel sai selgeks, et selle linnastumise ja tööstuse arenguga kaasnevad ka negatiivsed nähtused. Keskkonnateema muutus juba tollal aktuaalseks, see ei ole sugugi ainult tänasele päevale omane teema. Meenutame, et 65. aastal kutsuti ellu Eesti Looduskaitse Selts, kunsti- ja kirjandusrahvas oli seal eestvedajaks. Ilmusid niisugused raamatud nagu Rachel Carsoni Hääletu kevad. See oli Ameerika kirjanik, kelle 1962. aastal avaldatud raamat oli maailmas väga tuntud, mis tõstis üles just selle liikide kadumise inimese elukeskkonnast. Tornil ongi siin üks leht nimega Hääletu kevad sarjast Inimene ja loodus, kus lille kohal lendav mesilane eksisteerib ainult inimese peas. Ka ilmus rootslase Bengt Bergi raamat Viimased kotkad, mis nagu merikotkaste kadumise ka Eestis aktuaalse probleemina esile kergitas ja Torn on loonud lehe sellel teemal, ilusa graafilise lehe. Siis kõik need naftalekked tööstustes, laevadelt andsid ainet leheks Õlikatk, kus inimene ja linnud on otse kui mingis püünises. Siis siin me näeme väljas veel lehti Janu, Smog, seda sarja, 10-lehelist sarja, mis Inimene ja loodus, mis valmis aastatel 1970-73, on Torn ise pidanud oma parimaks tööks ja see teema on olnud talle väga südamelähedane. Kuigi Ilmar Torn, nagu ma ütlesin, armastas edasi anda oma graafikas niisuguseid elulisi küsimusi. On tal ka kaunis palju töid niisuguse rohkem dekoratiivse kallakuga ja just 70. ja 80. aastatel. Ja natukene mõjutas teda kindlasti ka niisugune moodne graafika kompositsioonivõtetes ja faktuurimängus. Siin on näiteks tore leht aastast 1970 kompositsioon öökullidega, kus on nagu seda puusüü mängu natuke järele aidatud.
ilmus ka rohkem nagu värvi tema töödesse. Väga toredad on tema hilisemad puulõiked merest. Nendes on tunda niisugust mereromantikat ja niisugust kiindumust sellesse temaatikasse. 1980. aasta olümpiamängude ja Tallinna purjeregati eel sündis väga palju niisuguseid mereteemalisi töid, nagu see purjelaevade aegu siin või siis Tallinn, merelinn siin kõrvuti nagu natuke realistlikumalt või käsitletud partiidega näeme sageli niisuguseid järske geomeetrilisi pindu, mis oli väga levinud võte tolleaegses graafikas. Väga ilus on oma läbikumavate ületrükitud pindadega värviline puulõige meri, Saaremaa merevaadete juurde kuuluvate luikedega. Ja lõpuks üks viimaseid sarju on, või kõige viimane on ka kalurid, see on õieti lehtede paar ja nagu see leht finaal sellest sarjast, see on aastast 1987, see paneb nagu punkti ka tema estambi loomingule omamoodi. Tuhande 1985. aastal algas perestroika, mis on tänapäeva noortelegi kindlasti tuntud Villu Tamme laulu järgi. 1986. aastal loob Ilmar Torn sarja Eestimaa, mis kujutab Eestile tüüpilisi loodusmotiive, mille kohal on vikerkaar. See annab edasi seda nagu rahvustunde tõusu, mis valitses nendel aastatel. Me teame, et loodushoiul oli selles oma roll. See leht siin kujutab muidugi Eesti saari, nagu kust sellest pildist näivad välja valguvat lambad. Aga 1985. aastal pani Ilmar Torn ka Kunstnike Liidu esimehe ameti maha. Siin on foto Kunstnike Liidu juhatuse presiidiumist. Üksi niisugust suurt organisatsiooni juhtida oli muidugi võimatu. Torni õnnestus moodustada väga üksmeelne tiim, niisugune seltskond, kes teda toetas ja aitas. Ja kui vaadata tagasi Torni tegevusele esimehena, ta oli selleks ju 17 aastat, teda valiti tagasi või valiti üldse 5 korral. Ja me peame sellele liitma ka tema töö 5 aastat
Kunstnike Liidu vastutava sekretärina, siis see on väga suur aeg. Ja tänu Tornile ja tema tiimile oli kunstielu 60-ndatel ja 70-ndatel aastatel Eestis liberaalsem kui mujal Nõukogude Liidus. Aga muidugi Torn pidi ka nii-öelda kõige eest vastust kandma parteijuhtide ees, mis teinekord ei olnud kõige meeldivam tegevus. Torni meeskonda on toredasti kujutanud oma karikatuuril Heinz Valk. Torni nimetati naljatamisi suureks tüürimeheks. Ta sai ju ka aunimetusi 1968. aastal teeneliseks kunstnikuks, siis või 69. aastal ja 78. aastal rahvakunstnikuks. Tema näitusi korraldati Tallinnas, Riias, ka Moskvas. Moskvas anti välja Boris Bernsteini venekeelne monograafia temast, Tallinnas lehti Viiroja monograafia või album. Teda oli ümbritsetud tähelepanuga, võiks öelda. Aga ta tundis ennast siiski väsinuna ja üheks põhjuseks, miks ta lahkus, oli kindlasti see, et ta tundis hästi seda kunstielu süsteemi, mis oli seni valitsenud, aga ta tajus ees ootavad uuendused ja tal oleks nagu olnud raske uutes oludes toimetada. Seda sama võib näiteks öelda ka Eesti Kunstimuuseumi kauaaegse direktori Inge Tederi kohta, kes samuti 91. aastal lahkus lihtsalt tundes, et ta ei suudaks uutes oludes enam nii hästi oma ülesannetega toime tulla. Siin on veel üks vitriin, kus on originaalillustratsioonid. Raamatugraafika. No raamatugraafika oli graafikutele üldse, aga ka muide ka teiste alade kunstnikele üks oluline teenimisvahend. Ja tollal illustreeriti mitte ainult lasteraamatuid, vaid ka täiskasvanutele määratud raamatuid. See oli nagu omamoodi tava. Ja see ala moodustab kuni 80. aastateni ikka olulise lõigu üldse graafikakunstist. Selles vitriinis on just originaalid mitmetele raamatutele, tušijoonistused, näiteks Peet Vallaku novellikogumikule Tuuled ümber maja, siis on siin kaanekujundus Ülo Tuuliku raamatule Aafrika kuum meri, Juhan Saare raamatule Kured ja laevad ja siis Aira Kaalu raamatule Kodunurga laastud. No me näeme siin, et Saaremaa pärit kirjanikud prevaleerivad. Peet Vallaku illustratsioonid on niisuguses geomeetriliselt stiliseeritud laadis. See mõnevõrra on inspireeritud võib-olla Elmar Kütsest, kes niisugust geomeetriliselt
stiliseerivat laadi viljeles 60ndate teisel poolel. Ja võib-olla ka natuke Ado Vabe varajastest joonistustest. Ja Aira Kaaluga muidugi olid tornil väga soojad niisugused sõprussuhted. Muidugi kuulusid Ilmar Torni poolt illustreeritud autorite hulka ka Juhan Smuul, Aadu Hint. Värv võlus teda juba varem ja ta tegeles ka maaliga juba 60ndatel aastatel, leides endale sobiva tehnika just õlipastelli näol. Ning 60ndate lõpust ongi pärit see väga tore humoorikas metsavaht. Niisugune natuke nägemuslik pastell, mis oma ideelt muidugi on seotud järgnenud graafilise tsükliga Inimene ja loodus. Selles tehnikas on loodud 70ndate algul ka niisugused tööd nagu mälestusi isast, ka liigutav, natuke naiviseeriv kompositsioon. Samuti kunstnikud metsas, ka niisuguse humoristliku kallakuga pastell. Pastellis on loonud ta terve rea maastikke ja nagu ikka on siin motiivistik pärit peamiselt Saaremaalt. Siin on Saaremaa kadastikud, niisugune ülalt vaates natuke visionäärne pilt. Samuti kadakad õitsevad. Maalis või pastellis köitis Torni just selle vastandlikus graafikale. Niisugused hämused kontuurid, teatav niisugune ebamäärasus, toonide sulamine üksteisesse. Nii et see oli hoopis midagi muud, midagi erinevat sellest, mida me näeme tema graafikas. Akti on ta, kui seda žanri on ta viljelenud juba 50ndatel aastatel, kuid väga menukaks kujunesid Ilmar Torni pastellid aktidest. Ta on öelnud ka, et nende pastellidega on ta teeninud rohkem kui kunagi varem oma elus. Seejuures me peame jälle osutama teatavatele inspiratsiooniallikatele. Väga populaarne aktimaalia oli 70ndatel ju Olev Subi. Ka üks Torni niisuguseid lähimaid kaasvõitlejaid Kunstnike Liidu juhatuses ja nii mõnigi aktimaal meenutab Subi selliseid töid.
Neid aktimaale on tal rohkem või vähem meelelisi, aga selles žanris, nagu ta tunnetas mingit uut vabadust. Aga jah, paljud Torni pastellid kujutavad jälle Kuressaaret. Seal näeme tema vana surnuaeda, see on muidugi Kudjape ja tore on siin see roheliste toonide rikkus ja ka niisugune teatud nägemuslikkus. Ja muidugi kunstniku kodumaja. Lõpetades seda ringkäiku me pöördume tagasi selle kodumaja juurde vana Roomassaare tänaval ja pastelli juurde aken. Siin on ka foto Ilmar Tornist koduaias, see on viimane, mis temast siin on tehtud. 1. jaanuaril 1921 ta sündis, 10. jaanuaril 1999 ta lahkus. No, tema elu oli nagu tema põlvkonnakaaslastelgi, kes pidid sõja läbi tegema, kas ühel või teisel pool rindejoont ja pärast sõda hakkama ehitama uut elu. Nüüd tema looming, kui nüüd tagantjärele vaadata, kerkib üha oma tähenduses. Seda nüüd üle vaadates tundus mulle, et tänu oma kujundite niisugusele selgusele, löövusele ja lihtsusele ütleb ta võib-olla praegusele vaatajale enamgi kui omal ajal. Graafika ju 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel muutus oma kujundites nii vormiliselt kui ka sisuliselt väga keerukaks ja nagu nooremad põlvkonnad jätsid võib-olla Torni graafika mõnevõrra varju, kuid tänapäeval see tema niisugune mehine jõuline stiil tänu sellele võib-olla ongi nii mõjuv. See näitus ei ole ainuke, mis Saaremaal on peale kunstniku surma tehtud. 2001 ja 2011 toimusid tema näitused Kuressaare raegaleriis. Kuid ta on neist suurem, on näitusega kaasneb kataloog. Siin näeb teoseid erinevatest kogudest, muuseumidest, erakogudest. Nii et ma loodan, et inimesed jõuavad seda näitust nüüd 2021. aasta kevadel veel vaadata. Kõike head! Rääkides Ilmar Tornist kui inimesest, mina koondnimena märgiksin teda ära kui tõelist rahvameest. Sest hoolimata oma kõrgest positsioonist ja
tähtsatest toimingutest tollases Eesti kultuurielus jäi ta ikka muhedaks Saaremaa meheks, kes sai kõigiga hästi läbi, oli nii-öelda oma inimene igasuguses seltskonnas, kes armastas head nalja ja head seltskonda ja teisalt ei andnud ta millegiga märku sellest, et ega ta elu kerge ei olnud. Ei olnud ta elu kerge varem, kui ta pärast sõda Eestisse jõudis ja siin tegutsema hakkas, sest vahepeal kippus asi ju isegi päris rängaks minema. Ta mingi tuttava käest sai kuulda, et on kantud ka nende inimeste nimekirja, keda valmistutakse Siberisse saatmiseks. Ta sellal töötas Viljandi ajalehes Sakala, nii et ta pidi kähku Viljandist pagema ära Tallinnasse, kus suures linnas oli raskem teda kätte saada ja teiseks oli ju küüditamise puhul niisugune asi, et kui kedagi kätte kohe ei saadud, siis võidi ka unustada. Ja nii juhtus ka Ilmariga. Ja seejärel tuli talle järgmine raske eluperiood, kui ta läks õppima kunstiinstituuti ja samal ajal pidi ta ka hoolitsema oma abikaasa ja väikeste laste eest. Nii et nagu ta mäletas, rääkis ta kogu oma tudengipõlve aja pidi õppimise kõrvalt pidevalt tegema igasuguseid tööotsi, et peret toita ja üleval pidada. Nii et see oli puht nii-öelda elu olmeline pool, kuid hiljem, kui ta juba kandis kõrgema ameti Kunstnike Liidu vastutava sekretäri ja hiljem Kunstnike Liidu esimehe ametit, siis tulid ju kaela teised eluraskused. Sest nagu teada, ega punavõim ühelt poolt küll soosis kunstnikke ja andis neile võimaluse ja valiku korral mitmeid eluhüvesid, kas said sa korteri või preemia või mis tahes, aga teiselt poolt pigistati sinust ka välja seda, mida see punavõim tahtis. Ja nüüd jättes kõrvale varasema aja ja hüpates Ilmari kui Kunstnike Liidu esimehe aega, siis võib öelda nii, et Ilmar oli selleks puhvriks kompartei ideoloogia ja kunstnike normaalse loometegevuse vahel. Sest see periood, kui Ilmar esimeheks valiti, oli just Eesti kunstis niisugune suur ja äge uuenemise aeg, kui tulid juurde uued põlvkonnad, kus jäeti igaveseks hüvasti selle vihatud sotsrealismiga, aga samas partei ja ka KGB pidasid kogu aeg silma peal sellel, et kunstnikkonnalt ikkagi laekuks võimu ülistavaid või siis vähemalt toetavaid töid. Oli vaja, et ikka suurel kunstinäitusel oleks mõni kompositsioon Leniniga või töölisklassi esindajatega mingisugune kompositsioon või portreed vähemalt ja oli teada, et juba 60ndatel aastatel, kui olid esimesed muudatused kunstielus toimunud, ega siis kunstnikud hea meelega niisugust jama ju ei tahtnud teha.
see oli kas viimase häda korral, kui oli raha vaja, siis lepiti Kultuuriministeeriumiga kokku, sõlmiti leping ja võt niisugusel teemal, kas Viktor Kingissepast või Veliki Luki lahingust või rehepeksust või millest tahes. Ja nüüd Ilmari asi oli hoida see mäng tasakaalus. Kui partei bossid, Karl Vaino ja Ristlaanega eesotsas, tulid kunstinäitusele, siis kõige selle kahtlase vaba loomingu kõrval, mida kunstnikud nüüd oma sisetunde järgi tegid ja ei võtnud kohustusena, et selle kõrval oleks midagi nendele parteijummidele näidata sellist, mis nende südame rõõmuga täidab. Ja ma mäletan ühte niisugust käiku, kus Karl Vainoga eesotsas suur kamarilja tuli kunstihoonesse ja alguses olid seal seinte peal ikka niisugused täitsa kahtlased pildid, mida partei hea meelega ei näinud, aga kaugemal oli üks Evald Okase kompositsioon, kus punalippude vahelt kumas läbi Lenini portree. Ja kui selle juurde jõudsime, siis Vaino ütles, et oi, see on hästi välja tulnud. Kuidas, Okas oli ise ka kaasas meil, et kuidas te küll selle mõtte peale tulite? No Okas oli hea jutumees, ta pläras kokku kõiksuguse usutava loo, kuidas tal selline idee tekkis, et punalippude seest kumab läbi suur Lenini portree ja nii edasi. Vaat niimoodi niisugune mäng käis. Ühelt poolt näidati paari tuntud, Okas oli tuntud mees, Nõukogude Liidu rahvakunstnik ja akadeemik ja kõik, kui tema pildi tegi, siis see oli ikka suur sündmus. Nii et kui seda poleks olnud, siis oleks asi raskeks läinud. Sest siis oleks nende jõmmide kõik pahameel kandunud sellele moodsale ja kahtlasele kunstile. Aga nüüd oli punalippudega Lenin olemas, kõigi süda oli rahul, et kui Moskvast küsitakse, kas seal ikka on teie kunst õigetel rööbastel, siis võiks raporteerida, et jah, et näete siin viimasel näitusel oli suurepärane kompositsioon, niisugune ja niisugune. Kuid see oli asja üks pool, aga teine pool oli ikkagi see, kus nüüd jätame näituse pidulikkuse kõrvale ja on argielu, siis oli Nõukogude Liidus ju niisugune idiootne komme, et näituste külastajad kirjutasid oma elamustest, eriti kui miskit neile ei meeldinud, vastavatele organitele, kas siis KGB-le või parteisse ja teatasid, et käisid näitusel ja jäänud sellega rahule, mis seal nähti, et mina kui suure Isamaa sõja veteran pidin seal mingisuguseid imelikke käkerdesi vaatama ja ühtegi pilti Isamaa sõjast ega kommunismi ehitamisest. Ja siis oli muidugi Keskkomiteest kohe telefonikõne Ilmar Liistule ja nüüd räägi, mis sul seal toimub Kunstnike Liidus ja mis pilte su kunstnikud seal teevad. Ja nüüd oli Ilmari ülesanne siis oma kunstnikke kaitsta. Ta oli hea jutumees. Ta oskas laveerida ja kui vaja oli, siis tegi ka sinisest punase. Aga see kõik nõudis ühelt poolt kõvad pingutust ja teiselt poolt kaasnes sellega ju ebameeldiv tunne, vastikustunne, kus sa pead niisugust pläma suust välja ajama, et Eesti kunsti kaitsta. Ja selle juures oli eriti Ristlaan oli väga ründav ja väga jõhkra sõnakasutusega mees. Ta oli ideoloogia sekretär tollal, Vaino järel teine mees sisuliselt vabariigis. Nii et ma mäletan küll aga neid juhtumeid, kus üleni punase näoga Ilmar
naasis Keskkomiteest. Mina töötasin sel ajal siis juhatuse sekretärina, prantsatas oma tooli, kirjutas laua taga, istus seal tükk aega, niimoodi mõtles, vaatas aknast välja ja siis ütles, et kuule Heinz, ega sul kuskilgi mõnda pudelipõhja ei ole, et nii vastik tunne on. No mul pidi alati olema, kui mitte pudelipõhi, siis ka täispudel. Valasin klaasi paraja portsu valget viina, Ilmar viskas vana sõduri kombel prauhti selle kõhtu, raputas veel pead. Midagi ta ei ütlenud konkreetselt, mis sõimu ta pidi kuulma ja ähvardusi ja kõike ebameeldivat. Jättis selle kõik enda teada. Aga et tal seal kerge ei olnud, vaid ta oli ikka tõeliselt liistule tõmmatud. Selle tunnuseks oli kuue või pintsaku, ütleme eesti keeles, kaenlaugu läbi higistunud plekk mõlemi käe all. Nii et see oli ikka metsik küpsetamine, mis seal toimus. Aga Ilmar tuli sellest kõigest välja ja kaitses Eesti kunsti ja tema vabadust nii palju, kui ta vähegi suutis. Nii et see on Ilmari kõige suurem teene meie kunsti ja kunsti ajaloo ees. Suurepärane. Ega ma ei oskagi siia enam midagi juurde küsida, võib-olla siis ainult seda, et kuidas teie hinnangul ta ikkagi suutis jääda selliseks positiivseks ja optimistlikuks, et ka tema selles mälestuste raamatus ta üldiselt väga väheste kohta ütleb halvasti, aga seda ka teenitult. Et temas ei ole olnud niisugust kibestumist, kuigi need elu viimased sissekanded, mis ta sinna raamatusse kirjutas, kui meil oli juba Eesti Vabariik. Ega ta paljusid asju ta ei saanud aru, miks kõik niimoodi on läinud, aga üldiselt ta suutis ikkagi jääda selliseks elujätavaks. Ja ta oli oma hingelt soe inimene, heatahtlik, abistav, kes tema juurde tuli kunstnikest mingisuguse murega, ta kuulas ära, kui võimalus oli, aitas ühel või teisel viisil. Ta ei intrigeerinud kunagi. Tal ei olnud selleks vajadust, et enne esimehe valimist hakata valijaid moosima kunstnikke, et Kuku klubis istud lauda ja räägid, et näed, niisugune lugu on, et võib-olla hääletad ka minu poolt. Tal polnud seda vaja teha. Ta oli nii populaarne mees kunstnikkonnas, et võis muretult uskuda, et ta valitakse esimeheks, kui ta kandideerib. Ja vaat see niisugune usk inimestesse ja heatahtlik suhtumine ja tigeduse ja oma isiklike ebaõnnestumiste või murede väljaelamine teiste peal, see ei olnud temal kombeks, see ei mahtunud tema isiksusse. Ta oli, nagu ma ütlesin, rahvamees ja sellisena ta igal pool, kuhu ta läks, võeti nii-öelda oma inimesena vastu. Nii et see oli temas juba sees ilmselt geenidega, Saaremaalt päritud geenidega. Et mehele ei kõlba viriseda ega kiruda rasket saatust, vaid mees peab seda tegema, mis mehe kohus on. Ja täpselt sellise nõude järgi toimis Ilmar ka kogu oma elu. Suurepärane, selle lõpu te peaaegu rääkisite nagu iseendast nüüd juba. No. Aitäh selle põgusa jutuajamise eest, tore oli teiega suhelda. Olge seal terved, hoitud ja loodame äkki te jõuate millalgi ikka siia näitusele ka, kui olud pisut paranevad. No seda ei oska öelda jah, aga igatahes oli väga meeldiv ja kuna ma ise olen veerandi jagu ka saarlane, üks mu vanaisa oli saarlane, siis kõigile saarlastele palav tervitus, kes külma talve.